arvan, et läheb natuke paremini kui mõned aastad tagasi. Ma arvan, et on läinud paremaks juba, et ei saa nagu nuriseda. Ma arvan, et Eesti majandus on praegu normaalses seisus. Vaevaliselt, aga edeneb. No minu kui tavainimese jaoks ma arvan, et eelkõige see, et kas on tööd või ei ole tööd. Normaalne. Ma just olen Venemaalt olnud näiteks ja minu jaoks suur üllatus on see, et meid pannakse Skandinaavia riikidega ühte patta, et just et peetakse kui heaoluriiki meid, et mitte kui Balti riike, aga just Skandinaavia. Tegelikult ma arvan, väga paljud inimesed tulevad otsaga kokku nii-öelda sellist inimesi, kelle väga palju vaba raha jääks, need on väga vähe. Kuna me oleme väike riik, siis meil isegi on paremad šansid. Et rohkem oleks osalise tööajaga töötajaid, näiteks see looks ju töökohti juurde ja ikkagi ei võeta siis täie rauaga, ütleme sotsiaalmakse ja nii edasi. Ma arvan tegelikult, et riik teab, mis on meie probleemid ja nendega tegeldakse. Ma arvan, võrreldes Ida-Euroopa ülejäänud piirkondadega, kes 2004 liitusid, ma ütleksin, väga hästi läheb. Põhjariikidel loomulikult läheb ka väga hästi ja lääneriikidel, aga üldiselt ma arvan, et keskele jääme. No, võlaseisud on meil paremad, me ei ole kellelegi võlgu. Nii et meile päris hästi tegelikult. Nii, daamid ja härrad, ja nüüd siis teie ees diskussioonipaneel teemaks Euroopa majanduse mõjud ja väljavaated, kas meil on põhjust olla optimistlik, ja paneeli juht siis oma tuntud headus- ja majandusekspert Raivo Vare ja osalemas Riigikogu majanduskomisjoni esimees Arto Aas, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aaben ja majandusekspert Hardo Vajula. Palun, Raivo. Aitäh! Tõepoolest, me oleme siis sellise paneeliga siin teie ees, kus me jätkame tegelikult mõneti seda, millest esimeses konverentsi pooles juba natukene juttu oli. Ma usun, et kellelgi ei ole kahtlust, et makroolukord laias laastus majandus toimuv ja kinnisvara on omavahel väga tihedalt põimunud ja see makropilt tegelikult mõjutab kinnisvaras toimuvat väga tugevalt. Võib väita, et nii poliitika, raha kui ka regulatsioonid on sealhulgas päris olulise tähendusega kinnisvaraäris tervikuna, Eestis sealhulgas. Loomulikult on tegu ka pikema tsüklilise, ütleme niimoodi, äriga, mis tähendab seda, et ettenägemisvõime osatähtsus on tõenäoliselt sutsu suurem kui keskmises kaubanduses või keskmises teeninduses näiteks või ka mingites niši väiksemates tegevusvaldkondades. Kuna Ruta Arumäe juba juhatas selle teema sisse ja tegelikult selle suure pildi põhikanvaa ja kujutise ja siis ka raamistiku mingil määral juba teile ära rääkis näitas, siis meie siis katsume siin omal tagasihoidlikul moel seda natukene lisapintsli tõmmetega täiendama asuda, arvestades neid lähtekohti, millest siin juttu oli. Siin on meil 3 väärikat ja tähtsat inimest, nagu ma ütlesin, siis need mängureeglid väga paljus selles äris meil sõltuvad poliitikast, rahast ja regulatsioonidest, nii et alustame pigem selle poole pealt ja võib-olla siis jätkame jõuliselt filosoofilisema poole pealt, ehk siis esimesena on mul loomulikult au ja kohustus anda sõna Reformierakonna juhterakonna juhttuumikusse kuuluvale majanduskomisjoni esimehele Arto Aasale. Me leppisime niimoodi kokku, et me räägime igaüks natukene, mis me tahame rääkida 5 minutit ja siis küsimused, vastused ja sealhulgas ka saalist. Ja palun ärge unustage mobiilid välja lülitada, sest nii tõsise jutu juures need õudselt hakkavad närvidele. Nii, Arto, ole hea. Aitäh, tere päevast. Otsides vastus küsimusele, kas meil on põhjust olla optimistlik, ma alustaks sellest samast videoklipist, mis siin ees jooksis sinna valimisse oli juhuslikult sattunud. Ma vaatasin üks härrasmees, kes on peaministri ihukaitsja ja tema ütles, et meil hakkab paremini minema.
arvestades, et peaminister on riigi kõige informeeritum inimene, siis küllap on ihukaitsjad kuulnud midagi, mis paneb tundma optimistlikult ennast. Poliitikutelt üldjuhul oodatakse selliseid mustvalgeid vastuseid, ühekülgsus olevat jõutunnus. Ma võiks ka anda ühelauselise vastuse, et kas olen optimistlik või mitte, aga prooviks natukene siis keerulisemalt ja pikemalt vastata. Moraalne kohustus mul kui valitsuserakonda kuuluval inimesel ja parlamendi saadikul kindlasti ükest optimismi kuulutada justkui oleks. Ja optimistlik on olla kas või sel põhjust, et mõni aasta tagasi oli ju palju hullem. Ei ole ammu või olla pikalt möödas need ajad, kus arvati, et ma ei tea, meil kroon devalveeritakse, kohe majandus kukub kokku, eurotsoon laguneb, kõik need Kreeka ja Lõuna-Euroopa hädad, mis meid painasid, et täna on meeleolu siiski natukene parem. Ja eks me sellest kuskil majandustsükli põhjast oleme siiski, ma arvan, läbi käinud. Hea meelt valmistab ka see, et me näeme, et teisel pool suurt lahte ka Ühendriikides asjad liiguvad paremuse suunas, vähemalt mis puudutab erasektorit, seda valitsussektori poolt ma vaatan pigem mureliku pilguga. Ja Ühendkuningriikidel läheb ju juba täitsa normaalselt. Et sellist optimismi nooti võiks olla küll meie tuleviku väljavaates. Murelikuks teeb loomulikult see, et kriisist kõige paremini läbi tulnud või kriisi ajal majanduskasvu Euroopas vedanud Saksamaa numbrid on jällegi nüüd pisut kehvemad siin viimasel paaril kvartalil, et ega see hea meelt ei valmista. Mulle kindlasti ei valmista hea meelt see, et meie üks kõige olulisemaid kaubanduspartnereid ja investoreid Rootsis, et seal on nüüd vasakpoolne valitsus. Ma arvan, et majandusele see head mõju ei oma. Ja ega me täna olemegi seisus, kus väga suur osa ikkagi meie majanduskasvust sõltub, kuidas läheb meie ekspordipartneritel ja lähimatel naabritel ja Soomel on samuti väga keerulised ajad. Ja ma ei hakka üldse rääkima sellest, mis toimub idapiiri taga. Et kui veel aasta tagasi oli lootus, või meeleolu selline, et kohe-kohe hakkab väga hästi minema. Et see suur kriis on möödas ja saame uuesti kännu tagant minema, siis see Ukraina kriis, Venemaa käitumised, sanktsioonid on muidugi loomulikult kogu seda emotsionaalset fooni oluliselt kehvemaks muutnud ja siin kiireid lahendusi ei paista, et nii kaua kui silovikid ja KGB-d jätkuvalt Kremlit kontrollivad ja ei olegi ühtegi märki, et nad hakkaks sealt kuhugi lahkuma. Et nii kaua ka meie idanaabriga suhtlus on väga hapral jääl. Ja murelikuks teeb muidugi veel see, et ega Euroopa Liidus selline pinnapealne tunne on, või käsitlus on justkui see, et kriis on üle elatud, aga mida lõuna poole me lähme, seda vähem me näeme, et kui reaalsete kriisi põhjustega on tegeletud, et neid struktuurseid reforme pole ellu viidud. Kriisi ajal öeldi, et seda ei saa teha, et jube valus on, ei saa kärpida, inimesed jäävad nälga, ettevõtted kaotavad töö ja nüüd, kui kriis hakkab justkui mööduma, siis öeldakse, et enam pole mõtet, ärme näpi, et valijad on väsinud sellest jamast ja läheb nii nagu alati on olnud. Et sellised, segadus väike, aga pigem tahaks olla optimistlik. Aitäh! Madis, kui nüüd rahandusmini poole pealt vaadata, see paleus, et me oleme alati oma rahandus korras hoidnud, on omaette väärtus, aga kui vaadata nüüd sellise ettevaatava pilguga, mida annaks teha nüüd arenduse mõttes? Jah, aitäh! Poliitiku töö ongi süstida optimismi, eriti niisugustel ebakindlatel aegadel, aga õnneks suvel võeti vastu riigieelarve baasseadus, kus muuhulgas sätestati analüütikute ja Rahandusministeeriumi prognoosijate sõltumatus, poliitiline ja niisugune ülemustest sõltumatus oma analüüside ja prognooside tegemisel, nii et ma loodan, et ma võin siin lubada endale mõningast niisugust vabadust. Minu jaoks on huvitav probleem see,
ma võib-olla viitaks kõigepealt selle esimesele Ruta ettekandele, mis ei jätnud väga optimistlikke nagu lootusi lähiaastate majandusarengu väljavaadete osas, vähemalt mitte Euroopas. Mulle ka tundub nii. Huvitav küsimus minu jaoks on see, et kas see on paratamatu. Kas see on loodusseadus jumalast antud meile või oleks kuidagimoodi mingite teistsuguste makromajanduspoliitikatega võimalik seda olukorda muuta. Kui te panete kõrvuti näiteks USA ja Eurotsooni majandusarengu trajektoorid viimastel aastatel, siis tuleb hästi välja, et USA arengu on olnud oluliselt parem, kuigi ka seal tagantjärele on selgunud, et ei ole kõige optimaalsemaid rahaeelarvepoliitikaid aetud. Eurotsoon on sellest tublisti maha jäänud. Või kui te võrdlete näiteks Soomet ja Rootsit, siis samamoodi ühel on ainult paremini, teisel halvemini. Seal on palju erinevaid põhjusi, aga üks ikkagi minu hinnangul on see, ja mitte ainult minu, mulle tundub, et see on nüüd ikkagi enam-vähem konsensus, et need erinevad raha- ja eelarvepoliitilised valikud on olnud need, mis neid erinevaid arenguid siis agregeeritud tasemel on põhjustanud. Ja eelmisel nädalal olin OECD-s, kus oli üks prognoosi üritus, kus kõik riigid olid kohal, kaasa arvatud Euroopa Komisjon ja Keskpank, Euroopa Keskpank ja ausalt öeldes need hoiakud, ütleme, Euroopa Liidu Eurotsooni institutsioonides suhtes olid pehmelt öeldes kriitilised ja läksid erinevalt eelmistest kordadest üksjagu emotsionaalseks. Nii et ma arvan, et võib-olla kui siin räägiti sellest korras riigirahandusest, siis see kindlasti on ka, ta on väärtus nagu omaette aga võib-olla mida siin tasub mainida erasektori inimestele ikkagi on see, et riigivõlg ja eraisiku võlg või ka eraettevõtte võlg ei ole päris üks ja seesama asi. Eraisik või ka firma on võlgu kellelegi teisele, makrotasemel me oleme põhimõtteliselt võlgu iseendale. See kehtib igal juhul planeedi Maa puhul, eks ole, planeet Maa ei ole kellelegi teisele võlgu, vaid ikka iseendale. Ja kui me võtame näiteks mõnikord näiteks toodud riigi nagu Jaapan, kus riigi võlg on pikalt üle 200% SKP-st, siis 95% sellest ikkagi kuulub ka jaapanlastele erinevate instrumentide kaudu. Nii et kokkuvõttes see taandumine oli jaotusküsimusele. Ja sellepärast seda riigivõlga ei saa päris samasse patta panna erasektori võlaga. Ja mis on nüüd paratamatu praegu on see, et erasektor kogu arenenud maailmas üritab oma liiga kõrgele kasvanud võlakoormust vähendada. Selles ei saa teda süüdistada, see on niisugune võib-olla emotsionaalne, kohati ratsionaalne hoiak. Ja nüüd küsimus selles, et kas riigil on võimalust ja millised võimalused on siis, ütleme, selle kompenseerimiseks, et selle erasektori võlakoormuse vähendamisega ei käiks kaasas paratamatu majanduslangus, mis tuleneb sellest, et nõudlust on vähem kui pakkumist. Nii et ma ei tea, kas ma võib-olla selle siis ma küsin pärast juurde selle koha pealt, aga Hardo, sina oma tuntud optimistlikus pessimismis, kuidas sa seda praegu kommenteeriksid, mida meil oodata on siin Euroopas? Erinevalt kahest vestluskaaslasest siin otseselt sellist väga operatiivset majandusinfot ei jälgi iga päev, aga laiemalt, et kui küsimus on see, et kas meil on põhjust olla optimist või kas meil on põhjust olla optimist, siis viimase aja sihukese veel kord, kas siis olla optimist või pessimist, et ma järjest enam mulle tundub, et siin ei ole põhimõttelist vahet üldse, et optimistlik pessimism, just jah. Saab alati hullemaks minna. Mulle väga meeldis, eks Nick Pizzalata on üks Ühendriikide uue noorema põlvkonna kirjanik, kes muuseas kirjutas, kes juhtus vaatama see True Detective, mis lõppes eelmisel nädalal, selle stsenaariumi autor, tema ütles, et nii optimist kui pessimist on mõlemad illusioonid, ja siin on siis kasu, ja see tundus mulle täitsa vahva. Ja et küsimus selles, et kumb illusioon on kasulikum. Ja siin on muidugi optimismi kasuks nii
nii mõndagi ütelda. Tuli veel üks väga vahva lause, mis mul on selles kontekstis olnud ikka peas ringelnud 2-3 viimast aastat, kui ma seda lugesin John Gray Õles koertes, see on isegi inglise keeles kõlab paremini, et ma ütlen ta kõigepealt inglise keeles ja siis teen seda põlve otsas maakeelse tõlke, et inglise keeles kõlab ta siis nii, et in the dating games the capacity for self-illusion. In the dating games the capacity for self-delusion is a strategic advantage. Et maakeeles võiks ta siis kõlada umbes niimoodi, et paaritumismängudes on enesepetmise võime strateegiline eelis, et ma arvan, et see on siin väga oluline moment selles, et kokkuvõte nüüd sellele loosungitest koosnevale ülesastumisele on see, et ma arvan, et igal juhul tasub olla optimistlik, aga küsimus on selles, mis on vähemalt väga oluline, see, et kus on selle optimismi vundament. Et mida sügavamal see on, seda parem, ma arvan, et kui keegi paneb oma optimismi asetab millelegi sellisele asja Eesti aegakaubandusindeksi viimase aja liikumistele, siis ma arvan, et see ei ole väga nagu mõistlik, aga et ma arvan, et jah, et igaüks peaks selle optimismi rajama möödapääsmad või kasuliku optimismi kuidagi selle vundamendi peale mõtlema. Kõik. Ma olen oma loengutes kasutanud ühte slaidi, ma nüüd täpselt praegu ei mäleta, kelle oma, aga see slaid on Singapur versus Nigeeria, siis 1960 versus siis mingisugune paar aastat tagasi aeg. Ja 2 kõverat, arengukõverat, kuidas on siis neil läinud. Ja see tees selle taga ei jällegi laenatud koos selle slaidiga on see, et järjepannu tehtud õigete otsuste summa annab siis sellise graafilise pildi, kus Nigeeria oma tohutu inimpotentsiaali, tohutu looduspotentsiaali, kõigega, mis neil on, rahvaarvud, mida iganes, kõike on. Neil on kõike, see on ka üks väheseid suurriike tegelikult ja Aafrikas kindlasti võib-olla, et number 2 riiki igal juhul. Ja see riik on seal enam-vähem, kus ta on olnud laias laastus. Ja Singapur, kes alustas ainult võib-olla grammi võrra kõrgemalt lähtepositsioonilt, on läinud niimoodi selle aja jooksul. See on siis 1960 aastast alates. Ehk siis selle järjepidevate õigete otsuste teema. Nüüd praeguses olukorras, Arto ja teised, mis on siis selline nende õigete otsuste järjekord või vähemalt hetkel vajalike õigete otsuste teemadki, mida võiks vaadata kui nii-öelda abivahendit selleks, et mitte ainult rasketest või vähem rasketest aegadest üle saada, vaid et seda optimismi üldse toita. Mis see võiks olla, kui sa reastaksid näiteks Arto 3 kõige olulisemat teemat? Sa mõtled nüüd Eestis? Eestis jah, loomulikult jah. Mulle tundub, et meie poliitika sisu või kujundamine peab ka käima ühte sammu ikkagi majandusega, et sellised primitiivsed lahendused meie majanduses enam ei tööta või need ajad on natukene möödas võib-olla, et ma arvan ka poliitika kujunduses oleks nagu lihtsakohaline öelda, et mingi üks, ma ei tea, maksumuudatus või üks seaduse paragrahvi ümberkirjutamine toob meid nüüd marjamaale, eks ju. Et nii nagu majandus me tahame teha aina keerulisemaid asju, eks ju, et nii ka ma arvan, poliitikas tuleb vaadata laiemat pilti ja üldiselt sellised, minu enda hinnang, aga tühja sellest, aga üldiselt rahvusvahelised sõltumatud uuringud ütlevad ka näiteks meie maksukeskkonna kohta nagu väga hästi, eks ju. Et justkui üks maailma parimaid. Et mina, kui ma järjestaks, et kust ikkagi järgmine kasv tuleb või mis on põhiprobleem, ma arvan, et ma ei ole originaalne, on haridus. Me ei saa teha keerulisemat tööd samade inimestega, kui me ei ole neid ümber õpetanud või paremini õpetanud. On väga kummaline ja natuke kurb minu arvates, et meie keskkooliõpilased on maailma parimad, kui me vaatame jällegi neid rahvusvahelisi PISA uuringuid, aga kui nad ülikoolist või kutsekoolist välja tulevad, siis nad esimese 100 hulka enam ei mahu maailmas. Et midagi on selles kõrghariduses ja kutsehariduses ikkagi valesti. Ma isegi ei hakka rääkima, kui fundamentaalselt vale võib-olla on erakapitali väljasöömine hariduselt ja haridusturult ja kõrgharidusturult. Ma arvan, et seda peaks olema rohkem erakapitali ja majanduslikku mõtlemist rohkem ka kutsehariduses.
kuhu on tegelikult Euroopa Liidu rahade toel nüüd sellisesse betooni ja masinatesse ja tehnoloogiatesse tehtud suurepärane töö ära, et enam ei ole häbi minna kutsekooli õppima või seda külastama. Aga loomulikult see töö ei ole veel tehtud ja kõrgkoolidega samamoodi, et ma muidu jään pikalt lobisema, eks ju, et ma ütleks lihtsalt haridus ja teeme keerulisemaid asju, kui me oskame seda teha. Madis? Jah, kui nüüd meenutada seda viimast tööandjate manifesti, mis siin tuli mõned nädalad tagasi välja, siis kui ma õigesti aru sain, siis ta hakkas põhimõtteliselt pihta kiitvate sõnadega Eesti viimase 25 aasta majanduspoliitikale ja erinevatele poliitilistele otsustele. Et mulle tundub, et ettevõtjad vähemasti on selle ettevõtlusmaksu keskkonnaga rahul. Kas see nüüd on hea? Ma ei ole kindel, et päris kõik valijad on rahul, aga ettevõtjad tunduvad olevat rahul. Ma ei tea, kas see on hea, võib-olla see on nende jaoks isegi liiga mugav, kui selles nüüd üritada mingeid ohumärke näha. Maksudest veel nii palju. Mõni päev tagasi sattus kätte üks OECD riikide kohta tehtud analüüs, kus siis hinnati riikide maksusüsteemide ettevõtlussõbralikkust. Seal oli 40 alamindikaatorit ja esimesel kohal oli seal Eesti, kõikide OECD riikide seast. Eelviimane ja viimane koht olid seal Prantsusmaa, Hispaania ja tagant kolmas oli USA. Et mida me sellisest edetabelist siis nüüd järeldame, eks ole. Neid edetabeleid meil on kiputud siin natukene üle tähtsustama, pigem jah, ma arvan, et neid väga tõsiselt võtta ei tasu, aga suures plaanis võib-olla see majanduskeskkond siin on enam-vähem. Küsimus on selles, et kas nüüd meie, ja ma nüüd räägin natukene laiemalt kui Eestis, et Eestis siin viimased paar aastat ikkagi ka tarbija seisukohast on läinud ju väga hästi. Selleks, et see oleks püsiv, see eeldab ikkagi seda väliskeskkonna nii-öelda taastumist, mida on siin oodatud nagu tõusnud päikest juba mitu aastat ja selleks oleks minu hinnangul vaja natukene teistsuguseid poliitilisi otsuseid, kas just päris globaalsel, aga vähemalt Euroopa Liidu tasemel. Selles osas on ka tegelikult tehtud ja mul on tunne, et need ettepanekud tuleb üha enam viimasel ajal täiesti kvaliteetsetest allikatest. Näiteks ühe tegi umbes 6 aega tagasi Poola rahandusminister, kes juhtub olema ka majandusteaduste doktor muuhulgas. Ja tema ettepanek oli ikkagi, et käivitada üks üle-euroopaline koordineeritud infrastruktuuri investeeringute programm mahus 700 miljardit eurot ehk 5,5% Euroopa Liidu SKP-st. Et see on nüüd natuke niisugune, siit läheb see ideoloogiline veelahe, et ilmselt sellist ettepanekut Ardo ei toetaks, eks ole, aga selliseid tehakse analüütiliselt kõrgel tasemel, see nüüd oli nii analüütiliselt kui ka poliitiliselt kõrgel tasemel. Rohkem on neid ettepanekuid analüütiliselt kõrgel tasemel kui Euroopa poliitiliselt kõrgel tasemel. Nii et ma kardan, et selleks, et seda Eurotsooni ja Euroopa niisugust äärmiselt keskpärast majandusarengut siin viimastel aastatel, et seda trendi muuta, selleks oleks vaja mingisuguseid muutusi poliitikas, kui neid ei tule, siis ma kardan, et see vindumine võib kesta pikalt, sellepärast et kuidagimoodi on vaja seda erasektori nõudluse auku minu hinnangul täita. Jaapanis kestis 15 aastat, 90 aastate algusest kuni 2005. aastani võttis aega, kuni erasektor arvas, et nüüd nad on oma bilansid nii-öelda ära parandanud, oma võlakoormuse viinud oma varade suhtes nagu turvalisele tasemele. Ardo, mis sina arvad, mis oleks vaja teha? Ma arvan, et ma ei tea, mis teha on vaja, aga ma arvan, et siin lähikümnendil ikkagi teemaks number 1 kerkib julgeoleku teema ja siin ma näen nagu põhimõtteliselt 2 asja, üks on muidugi siis, punkt 1 on suhted oma vene vähemusega ja punkt 2 on võimalik kiire
või põhjalik ja süvendatud integreerumine ikkagi Põhjala regiooni riikidega, et juhul, kui Euroopas asjad lähevad teisiti, nagu loodetakse, et siis oleks nagu mingi uus seltskond, kellega olla, sest ütleme siin selles maailmanurgas üksi jääda on see kõige keeruline, on see kõige halvem stsenaarium. Et need oleks võib-olla need kaks asja, mis mina välja tooksin. Et mõlemad tähendavad suurel määral sellist identiteedi ümberdefineerimist nii üks kui teine, eks, ja ega need ei ole lihtsad asjad. Aga ja selleks, et need üldse nendele jõutaks, selleks ilmselt on vaja välissurvet ja ma arvan, et see väline surve nüüd järjest meile lähiaastatel suureneb. Selleks, et need otsused saaksid nagu teha. Jah. Viimase selline kogemus, et kuna ma olen natukene servapidi pidanud vaatama, mis Ukrainas toimub ja ka suhtlema sel teemal erinevatel tasanditel ja foorumitel ja partneritega, siis ma ütleks, et ega siis kogu see Ukraina ümber toimuv hakkab ja jääb veel mõjutama tükiks ajaks, kahjuks. Ja mis mind veel muu hulgas lihtsalt ilmeka näitena isegi hirmutas natukene, et siin osaledes paaris raadiosillas Ukraina majandusinimestega, siis nad kõiki nii-öelda Ukrainas olevaid probleeme näevad objektiivselt. Aga nende lahenduste suhtes valitseb paraku ikka veel seisukoht, kuna meil on hetkel sõda, siis me näiteks mingite reformidega väga ei saa midagi teha veel. See on põrgutee selline suhtumine, aga see teeb murelikuks, et isegi majandusinimeste puhul seda on näha, poliitikust ma ei räägigi. Nii et loomulikult teine pool jälle kasutab seda ära ja see tähendab, et pinged jäävad ja kui pinged jäävad, siis loomulikult see mõjutab kogu selle regiooni nii-öelda välja nägemist jätkuvalt, isegi sõltumata sellest, mis seal suures riigis endas toimub. Nii et võib-olla see idanaabri ja idanaabruse mõju isegi laiemalt on kindlasti üks faktor, millega tõenäoliselt ma usun, et panelistid on nõus, et sellega tuleb ikka mõnda aega nüüd ikka arvestada tõsisemalt, kui seni on kombeks olnud. See ei ole küll optimistlik väga jutt, sest meie teine arusaam sellest idanaaberlusest on selline, et meie idanaaber väga sellisest optimismiks põhjust ei anna oma tänastes arengutes. Kahjuks kuulun ka sellesse leeri. Aga see otsene väljund on ju tegelikult alati see, et kui rahvusvaheline finants nii-öelda kogukond hakkab vaatama su peale kui potentsiaalse ohuga seotud piirkonna peale, siis see on alati rahalises väljendus täiesti mõõdetav mure. Täna vist veel seda ei ole juhtunud, aga ütleme niimoodi, et sellist esimese elemente on näha, aga nii-öelda ohtu ei saa mitte arvestamata jätta, ehk siis peab seda pikaajalistes ärimudelites kindlasti arvesse võtma, et on teatud ebakindlus tuleviku suhtes, mis on seotud väga prognoosimatu arenguga. Kui paljudes protsessides võib öelda, et midagi jääb tegemata või kuidas nüüd ütleme, turud taastuvad, eksportturud näiteks mingites loogikates on veel olemas vastuseid, vähemalt teoreetilisi, küll mitte ajalisi ja täpseid tehnilisi, siis sellistes asjades, nagu me siin räägime julgeolekupoliitilistest, seal ei ole kahjuks. Need on nüüd küll, tegu on sellise deux machina või force majeure'iga kuubis. Ja see on kahjuks siis see, mis natukene varjutab mure. Aga teistpidi jällegi meie praegune nii-öelda majanduslik heaolu jätkumine on väga suures ja mõistetud olen väga suures sõltuvuses ju meie ekspordi tasemest ja teenitavast tulust. Ainult teatud piires me saame seda kehutada nii-öelda majandust sisemiste faktorite arvel, ehk siis tegelikult nüüd, mis siis turgudel ikkagi toimub ja kuidas meie turud mõjuvad. Siin Arto andis juba vihje, eks ole, et meie suurimad turud on ka ju surve all täna reaalselt, meie suurimad partnerturud, ma pean silmas. Et aga mis siis teha? Uusi turgi otsus, kui kiiresti on võimalik uutele turgudele jõuda, mis me vahepeal teeme? Tahate kommenteerida? Ega ju väga kiiresti ei jõua ja küllap siin saalis nagu ettevõtjate poole peal on rohkem seda kompetentsi öelda, et kuidas uutele turgudele minek välja näeb ja kui lihtne see on kui poliitikutel. Igal juhul me nagu tahame aidata kaasa sellele protsessile, et selleks on ka valitsuses, eks ju, ettevõtlus minister olemas, kes võiks aidata neid uksi avada, et loomulikult ta ei saa ise hakata äri tegema, aga uste avamisel ja välissuhtluse poole pealt võiks abiks olla, et kõik, kes natukenegi tahavad nõu või jõuga endale partnereid, siis julgustan küll, et pöörduge MKM ja Anne Sulingu poole. Aga jah, meil neilt naaberturgudel liiga palju positiivseid signaale pole tulnud, aga
aga samas näeme ka, et mõnes halvas olukorras võib Eesti ettevõtjatel jälle olla ka omad võimalused, et kui Skandinaavias on probleeme nii-öelda kulubaasiga, siis kolitakse seda tootmist siia. Milleks on vaja pinda? Jah, mis muidugi ei ole võib-olla nagu unelmate töö, kui saate jälle sellise allhanke alumise otsa endale siin teha, aga asi seegi raskel ajal. Pigem tahaks muidugi teha keerulisemaid tooteid ja ma arvan, Robert Kittiga hästi ühel meelel Swedbankist, et me ei peaks panema kõiki kaarte mõnele ühele sektorile või veel vähem ühele ettevõttele. Et see Nokia otsimine on ju pigem olnud tänases perspektiivis vaadates hea õppetund, et jumal tänatud, et meil sellise kaaluga ja selliste riskidega ühte ettevõtet ei olnud. Et pigem selline hajutatud oma niši tootmine, kiire, paindlik, meie riigi rahanduse sellised makronumbrid on minu hinnangul väga heas korras, et see teeb ka sellise tänase keskkonna hindamise Euroopa tasandil natuke annab nagu rahu, eks ju, et meil endal on nagu asjad kodus nagu paigas ja meil ei ole probleeme siin, ma ei tea, riigi võla teenindamisega, et mõni neid riike on küll ja küll, kes maksavad ainuüksi riigi võla, ma ei tea, intresse rohkem, kui me paneme riigikaitsekuludesse, nii et aga jah, annan teistele sõna. Madis. Jah, tänapäeval on moodne öelda, et Venemaa on ohtu võimalus. Öeldakse nii. Ma ei ole nagu väga nõus nende kriitikutega, kes on öelnud siin viimase poole aasta jooksul, et ettevõtjad on nagu võtnud seal Venemaal põhjendamatuid riske või liiga palju pannud kaarte või ütleme, on nagu alahinnanud seda Venemaa riski, et Venemaa siiski on ja jääb kuhugi, ta sealt ära ei koli, ta on suhteliselt suur, ta on üpris rikas lääne pool ja kui vaadata seda kõige raskemat kriisiaega, siis näiteks meie toiduainete tööstus majanduslangust ei tunne tänu sellele, et Venemaale neil õnnestus ikkagi eksportida kriisi ajal väga palju ja kasvavates mahtudes. Nii et ma arvan, et kui vähegi see olukord normaliseerub, siis ettevõtjad kindlasti otsivad sealt teenimisvõimalusi ka tulevikus ja oskavad loodetavasti neid riske hinnata. Muidugi sellised force majeure'id, nendega ei saa arvestada. Aga võimalus on Venemaa, ma arvan, selles mõttes, et kui ma rääkisin sellest 700 miljardi eurosest ideest, siis küsimus selles, et kui midagi sellist teha, siis kuhu see raha panna. Ma arvan, et seoses Venemaa geopoliitilise esil kerkimisega siin viimase aasta jooksul ei ole raske leida neid kohti, kuhu seda panna. See on energiajulgeolek, sõjaline julgeolek ja siin on Eesti ja kogu Euroopa täpselt peaksid olema ühtemoodi sellest huvitatud, nii et ei ole, kui siin moderaator ütles, et ei ole arvata, et see Venemaa kriis nagu lähiajal laheneks, siis ma arvan, et ta ei lahenegi kunagi, et ta jääb enam-vähem selliseks, nagu ta on kogu meie eluajal, ehk siis see võib taanduda, see akuutne faas, aga need ohud jäävad, järelikult ühest küljest peab olema neist sõltuv, mis siis annab nagu vihjeid sellele, et selles suunas, et kuhu neid infrastruktuuri investeeringuid võiks suunata. Nii, kas jäi veel midagi? Lihtsalt kinnituseks sellele nii-öelda riskihindamisele üks väikene lugu, ma ei tea, kui paljud teist on jälginud, kuidas need iseendale kehtestatud toidusanktsioonid tekkisid Venemaal. See on ju täiesti legendaarne lugu, sellepärast, et kogemata lobises Rossellhosnadzori pealeks sellega pärast välja. Nimelt siis, kui tuli käsk, on vaja teha need sanktsioonid ja käsk oli loomulikult juba eile oli vaja täita, siis see tähendas seda, et ühe päeva jooksul pidid nad välja mõtlema, kuidas neid sanktsioone rakendada. Nagu ikka činovniku loogika oli lihtne, võeti, ja nüüd notabene, võeti lauasahtlis seal olev nimekiri kaubagruppidest, mille suhtes ajapikku Venemaa kavatses rakendada protektsionistlikke tõkestusmeetmeid. Ja virutati ta pauhti Kremlisse ja kohe sattus ka määrusesse. Tegelikult trikk muidugi selles, et selles nimekirja alusel süsteemselt tegutsedes on kogu aeg rakendatud nii-öelda fine-tuningu loogika järgi.
aga nüüd ei olnud enam fine-tuunimiseks aega, nüüd läks kirvemeetodil asi käiku ja siis selgus igasuguseid naljakaid lugusid kalamaimudest ja laktoositalumatusest ja kõigest muust, eks ole, aga lihtsalt see oli näpukas. Aga nüüd õppetund selles on niimoodi, et tegelikult tuleb välja, et lauasahtlis on niisugune nimekiri. Ta on seal alati olnud ja see ei ole ka mingi üllatus kõigile, kes on selle asjaga kokku puutunud, et mingi asi on nii-öelda poliitiliselt motiveeritud, niisugune loogika, aga samas igas konkreetses juhtumis, igas konkreetses äriliinis, väga paljudes nii-öelda teemades, hästi ahvatlev, suur turg, rikas turg, nii edasi. Nii et riskipreemiumi suurus on pöördvõrdeline riski nii-öelda vähesusega ja otsevõrdeline riskitaluvusega. Aga Ardo, mis sina ütleks selle kohta, mis sinu arvates, mis oleks vaja? No eksport oli see vist läbiv teema siin viimase vastuse ringi ajal. Ja loomulikult see on võtmeteema, et Madis siin mainis enne, et eratarbija on igal pool ennast täis laenanud ja ta ei ole nagu arvestatav majandusmootor, siis selles olukorras peaaegu kõik lääneriigid otsivad asendajat ja ekspordi kasv on, kõik vaatavad eksportturgude poole ja see on väga erinev maailm sellest, mis siin oli võib-olla 4-5 aastat taga või nüüd isegi rohkem, 7-8 aastat tagasi enne krediidikriisi algust. Ja siin on jällegi, ma arvan, küsimus selles, et kui kiiresti me laseme lahti nendest headel aegadel kujunenud hoiakutest või ootustest. Et mäletan ühte vestlust SEB-s veel, kui ma kohtusin ühe inimesega, kes on tulnud sealt kusagil Briti saarte kandis siia ja teeb väikses tehases oma väike perefirma aga tema ütles väga hästi, et ma ei tea, vist oli juttu emapuhkusest või vanemapuhkusest, vanemapuhkused väga hea, et ma olen igati poolt, eks, aga öelge hiinlastele seda sama. Ja vot see on nüüd see koht, eks, kus need asjad, mis me siin oleme endale kõik kokku hääletanud, hakkavad takistama meil siis oma toodangu müüki ja pikas perspektiivis on see ülioluline, sest ma arvan, et meie puhul, väikse ühiskonna puhul on see väga, väga selgelt näha, eks, et me võime siin, eriti kui veel oli see kroon, eks, nüüd on asi natuke selgelt, et see on sama hea, et jagame siin mingeid lipikuid omavahel, et keegi viis prügiämbri välja, eks, ja anname talle siis, kas paneme selle kuhugi vihikusse kirja teenena või anname talle selle eest mingeid selliseid kohalikke tugrikuid, aga tõsiasi on see, et sinna prügiämbrisse üldse midagi tekiks, peab keegi panema hommikul lipsu ette ja minema tööle, eks, või midagi lihtsamat siis. Et see on see, kus perele see pangaarvele midagi tuleb ja väikse saavatud majandus on see, välisvaluuta reservid on siis see, mis võimaldavad seda prügimajandust nüüd arendada ja muud, mis siia ümber kuulub. Madis, sa tahtsid lisada? Üks kommentaar selle ekspordi kohta, et jah, Eesti ka on ju elanud selles usus, et eksporditurud taastuvad, samas ikkagi jälle makrotasemel vaadates on tõsiasi see, et ühtede riikide eksport või ühe riigi eksport peab võrduma kõigi teiste riikide agregeeritud impordiga. Et kõik ei saa ennast sellest nagu kriisist välja eksportid korraga. Saksamaa jooksev konto on siin 7% SKP-st ülejäägis, eks ole, kõigi teiste Euroopa Liidu riikide jaoks või meelest on see probleem, Saksamaa meelest see probleem ei ole. Põhimõtteliselt Euroopas nagu üritatakse nii-öelda neid makromajanduslikke tasakaalustamatusi jälgida ja vähendada, aga kuna Saksamaa mõjujõud on seal suur, siis ei panda seda nii väga pahaks neile, aga siiski makrotasemel see matemaatika peab nagu kehtima. Et Eesti on selles mõttes muidugi heas olukorras, et mis aitas meid ikkagi selles kriisis palju, et me pöörasime oma jooksevkonto, mis oli ka siin 15% defitsiidis, eks ole, buumi aastatel keerasime ülejääki 1 aastaga
ja me ei tekitanud mingeid globaalseid probleeme sellega, aga kui mõni suur riik niimoodi teeb, siis selle all mingis mõttes kannatavad kõik. Nii et pigem jah, ma näeks nagu Euroopas niisugust, ma näen nagu lahendust selles, et neid poliitikaid natukene koordineeritaks. Jah, otsides seda uut taset ekspordivõimekuses, peaks korra vaatama, mida ütlevad meie siseriiklikud ettevõtlusuuringud, mis hästi lühidalt ja lihtsustades ütlevad seda, et ekspordivõimekus on olemas ettevõtetel, mis on Tallinnas Harjumaal, nad on pigem suurettevõtted ja nemad on need, kes suudavad ka mingitki niisugust tootearendust või teadusarendust tööd teha. Ja see on hästi koondunud siia Põhja-Eestisse. Ja samal ajal me teame, et meil on üle 90% on väikeettevõtted, kus on 1-9 töötajat, üldjuhul hästi lihtne mingi ettevõtlusvorm, ja neid on siis nagu üle maa. Et kui mõelda, mida riik saab teha, et meil on need EAS-id, arengufondid, KredExid, et me oleks küll ilmselt tark nagu aidata järjele neid väiksemaid, või kui see uus impulss võiks tulla võib-olla sealt ka väljaspool Tallinnat, Harjumaad, et ka need väiksemad ettevõtted kasvaksid suuremaks, oleks võimelised minema välisturgudele, oleks võimelised tegelema innovatsiooniga, et see võiks olla üks allikas. Aitäh! Ja nüüd enne kui saalil annan võimaluse mõneks küsimuseks, ma küsiks panelistide käest, kas keegi tahaks vastata selle lihtsale küsimusele, et aga mida kinnisvara jaoks saaks teisiti teha senisega võrreldes, kui vaadata nüüd Eestis? Kas on midagi kinnisvarasektori jaoks? Palun. Juhtusin täna hommikul siia jalutades lugema, sõnates mõttes trüksin hommikul välja ühe analüüsi, kus väideti, jällegi otsiti, neid võimalusi eurotsoonis kuidagi investeeringute ja seda kaudu nõudluse taastumise kaudu väljapääsu leida sellest kriisist ja see just keskendus energiatõhususele ja ilmselt kõikides erinevad, rohelised tehnoloogiad, aga ka, hoonete energiatõhusus, mis ilmselt, eriti siin Põhjaregioonis on teema, et seda kuidagimoodi, ma ei tea, piitsa ja präänikuga siis vaheldumisi, et see motiveerida erasektorit pigem nagu tegelema sellega, mis kindlasti maksab hiljem dividende, aga milleks praegu võib-olla ei ole erasektoril initsiatiivi. Arto, tahad lisada? Jah, võib-olla peaks kommenteerima seda üürimajade pakkumist. Jah, see oli mul nagunii küsimus soolas veel tagavaraks. Mis on, ma saan aru, täna hommikul siin suhteliselt jõuliselt eetris olnud, et ma vabandan, ma ise pidin hommikul avama Riigikogus energiamajanduse konverentsi, kus ka põgusalt muidugi nendest teemadest jutt oli. Aga hästi nõus selle poolega, et kui midagi peaks nagu arendama, toetama, siis see energiasääst, meie elamufond on hästi vana, meeletult raiskame energiat, kogu Eesti energiaportfellis pool läheb, eks ju, ma ei tea, majade kütmisele ja kütame atmosfääril, majad näevad koledad välja ja nii edasi, me kõik teame seda. Ja selleks on ka juba tegelikult aastaid olnud vahendeid, mis läbi siis KredExi laiali jaotatakse ja need summad suurenevad, jutt on vist 100 miljonist eurost. Aga ma ei näe mitte mingisugust seos selle uute üürimajade ehitamisega. Et mina arvates, mul maailmavaateliselt liberaalina ma ei ole sellega päri, et riik peaks järjekordselt turgu minema sekkuma, moonutama oma sekkumisega. Praktiline pool on see, et selleks pole riigieelarves sentigi raha. Tuletan meelde, et meie eelarve on jätkuvalt nominaalses pisikeses defitsiidis, mingid pudrumägesid eelarvest välja ei voola ja veel 10 erinevat praktilist põhjust, et ma arvan, neid probleeme üüriturul on ja neid saab lahendada aga palju odavamalt, kui võib-olla sotsiaaldemokraatlik plaan ette näeb, et see on lühike vastus. Selge. Arto, tahad midagi lisada? Ei taha. Tundub, ma olen midagi jälle maha maganud, et see, mis puudutab üürimajadesse. Ei, mitte seda, aga kas midagi on kinnisvara kontekstis midagi või? See sama energiasäästlikus kõlas nagu mõistlikult. Ei, ma ei oska siin, jah, ei ole. Jah, palun veel. Ma olen ka sellega nõus, et see üürituru regulatsioon on täna puudulik, et see on mustturg, see on kindlasti probleem, ma arvan, et siin
Maksuamet, Rahandusministeerium peavad hakkama ikkagi reaalset lahendust välja mõtlema ja see on, ma usun, et see on ülesanne järgmisele valitsuskoalitsioonile, et üürituru korrastamine, aga seda siis ikkagi erasektori baasil. Aga siis tuleks küll tagasihoidlik palve ka, et võiks seda käsitleda kui piitsa ja prääniku meetodi, mitte kui piitsa präänimise meetodit, sest praegu kõige lihtsam on alati tundub piitsa pool. Tõenäoliselt süsteemi arenguks oleks oluline, et oleks präänikud ka natukene, mõelge selle peale. Aga saal, on teil küsimusi panelistidele? Nii, palun, mikrofon. Palun andke mikrofon edasi. Ei näe hästi vastu valget pimedasse. Tervist. Mati Pops olen mina, Citican. Väga meeldiv. Kellel küsimus? Küsimus paneelile. Ma kuulasin, et neid küsimusi on nii kuradi palju, aga ma üritan nüüd keskenduda. Andres Arrak ja Björn Malroos on maininud nagu sellist asja nagu tööjõuressurss, et tööjõud, et see on uus ressurss, mis on täna avastamata. Ma küsiks nagu tööjõu paindlikkuse kohta teie käest, et mis te sellest nagu arvate. Aga teine küsimus on mul konkreetselt Ardo Pajulale, kes nagu ennustas krooni kukkumist, et Ardo, kui täna oleks kroon, mis toimuks, et siuke sinu lühike kommentaar võib-olla siis pärast seda tööjõuressursi küsimust. Aitäh! Nii, tööjõu paindlikkuse teema. Lühike vastus, et loomulikult, mida paindlikum tööjõuturg, seda lihtsam ettevõtjatel, seda parem majandusele. Tööjõuturgu sai siin suure kriisi ajal kõva käraga ka paindlikumaks muudetud. Ma ei ole kindel, et see peaks seal maal peatuma, aga seda on loomulikult alati väga keeruline teha. Aga üldiselt see on selge, et mida lihtsam on, kõlab võib-olla jah, lihtsale inimesele nagu halva endeliselt, aga mida lihtsam on töökohta kaotada, seda rohkem neid ka juurde luuakse ja tõenäoliselt selline käive ja majanduses on pigem positiivne. Aga jah, neid muudatusi seadusandluses läbi viia on alati väga, väga valulik. Ma täna muidugi väga suurt probleemi ei näe, et saaks tööhõive reformiga tehtud, saaks võib-olla seda lisatööjõudu ka turule. Tekib jälle äkki mingit lisaressurssi. Madi. Ma küsiks Solilt vastu retooriliselt, et kas keegi teab, mis tähendab struktuurne reform või mis on need struktuursed reformid, mida soovitatakse, eriti seal lõunapoolses Euroopas, aga ka Prantsusmaal võib-olla Itaalias ära teha selleks, et majandusele käima läheks? Tööjõureformid ongi võtta. Tähendab tööturu. Natukene utreerides on need ametiühingute kaotamine, miinimumpalga likvideerimine, igasuguse töötuskaitse lõpetamine, eks ole, ja nii edasi. Ja nende eesmärk on viia elu paremini kooskõlla neoklassikalise majanduslähenemisega, kus hinnad liiguvad allapoole sama vabalt kui ülespoole. Häda on ju selles tööturu jäikus, mis ma ei väida, et see ei ole probleem, see kindlasti on, mida lõuna poole, seda rohkem ilmselt. Häda on selles, et turg nagu tahaks paindlikkust või vabaturumajandus, aga inimene tahab turvalisust, eks ole. Ja siis on erinevaid skeeme siis demokraatlikes heaoluühiskondades tekitatud, kohati liiga palju ilmselt, mis seda jäikust seal tekitavad ja hoiavad. Nii et see on ma arvan, üks lahendamatu küsimus, et sellega tuleb tegeleda lõputult, see ei saa kunagi lahendatud ja selle peale ei saa nagu väga lootma jääda. Ardo, mis sa selle krooni kohta arvad? Jah, mul ausalt puudub ettekujutus, mis ma siin kõik olen kokku ennustanud selle 20. Kindlasti ma võin teile kinnitada, mul on veel piinlikumaid prognoose võtta sellest umbes 3 kilomeetri paksusest piinlike juhtumite kataloogist, mis on siin 50 aastaga kokku õnnestunud. Aga küsimus krooni võimalikust saatusest tänases olukorras? Ma arvan, et punkt 1, mis oleks krooniga juhtunud siis, kui asjad nagu päris hapuks läksid, oli see, et sama, mis juhtus, eks ole, teiste Ida-Euroopa valuutadega, kes olid, need odavnesid kiiresti, eks. Kus ta praegu oleks, ei oska ju ütelda, aga ta tähendaks seda, et me oleks rohkem jällegi oma pead. Ja meie, kui on üks asi, millesse ma usun, et see oma pead olemine siin ei ole meie jaoks kuskilt otsast hea, eriti pole kunagi olnud ja eriti praegu ei ole ta hea. Et kus krooni kurss praegu oleks, ei ole õrna aimugi.
pigem võib-olla isegi oleks praeguses hetkes ta võiks, ma ei usugi, et ta praegu väga nõrk oleks, aga nagu midagi jälle juhtuks, nii ta tõenäoliselt odavaneks päris kiiresti. Aga noh, temaga me oleksime rohkem oma pead küll selles. Suur juht ja õpetaja tahtis ka öelda. Jah, lugupeetud paneelijuht, et ka moderaatoril on üks õiendus ja nimelt ma ütlen selle auväärse seltskonna ees Riigikogu majanduskomisjoni esimehele, et ei maksa sellest aru saada niimoodi, et kui Eesti Kinnisvarafirmade Liit erialaliiduna on justkui sekkunud sellesse ma just nimelt ütlen üüriteemasse, mitte üürimajade teemasse. Ei ole poolt sõnagi öelnud selle kohta, et meil mingist üürimaju oleks vaja. Küll aga juhin tähelepanu sellele, et oleme pragmaatikud ja me teame täpselt, et kui ka täna eelnõu läheks välja, ta ilmselt ei jõua selle koalitsiooni aja sisse. Küll aga juhin tähelepanu, et Eesti Kinnisvarafirmade Liit koostöös oma õiguspartneri Klikman Alvini partneritega on juba kokku pannud päris hea algmaterjali, mis täna juba seisab päris mitu kuud minister Anvelti laual, ehk et see asi on juba olemas, ehk et see, mida meil on palve ja kus me ei säästa ka oma nõu ja jõudu, et mis puudutab üüriregulatsiooni, siis vaadake, iga õigusakt, nagu me siin, eks ole, hea koolivenna Raivoga teame, on oma ajastu laps. Ja see, et võlaõigusseadus 11. peatükk, ehk siis üürisuhted, ka see oli, eks ole, kantud sellisest mõistest, mis tänu Jumalale on nüüd juba vajumas või vajunud juba möödaniku, ehk sundüürnik. Ehk et sellest ideoloogiast on ju kantud täna terve see peatükk. Ehk nagu ma ikkagi ütlen retooriliselt, et kui täna üksi, no näiteks Raivo Rand istub siin ja et kui ta loeb läbi enne selle 11. peatükk, siis peab ta puruloll olema, et ta hakkab veel üürimaja ehitama. Nii et selles võtmes Eesti Kinnisvarafirmade Liit on paadis. Üürimaja või munitsipaalmaja? Ei. Jätame maja kõrvale, räägime üürisuhetest, räägime õiguslikust regulatsioonist. Aitäh! Aitäh! Viimaseks küsimuseks annan võimaluse saalile. Ei paista rohkem küsimusi. On, siiski on, palun sinna mikrofon. Palun tutvustage ennast ja kellel küsimus. Ja sa saad lõpusõna. Tere, Maarja Talvist olen mina. Minu küsimus on selline, et mina jagan seda arvamust, et probleemi lahendus ei tule sealt, kus on tekkinud probleem. Ehk mida rohkem me probleemidest räägime, seda rohkem päeva lõpuks on meil probleeme. Ja mina arvan, et lahendus tekib sealt, et iga inimene teeks seda, mis on tema unistus teha ja mida tema peab tegema. Ja siis tulevad kõik need head asjad. Ja küsimus siit selline on igal ühel eraldi, et mis on see järgmine asi, mis on teie unistus, mida te tahate täita ja ellu viia ja millest kogu riigi elu ja majandus ja nii edasi läheb paremaks. Vot siis teeme küll nüüd niimoodi, et see on ka mitte ainult viimane küsimus, vaid ka lõpuvastused kõigilt panelistidelt. Alustame Hardo poolt ja siis tuleme Arto juurde. Arto võib-olla tahab kommenteerida seda repliiki ka, mis siin vahepeal kõlas. Nii, Ardo, mis on su unistus? Võib-olla alustaks kommentaarist, et lahendused ja probleemid, et see on mingi, ma ei mäleta, kes see oli, see pidi olema väga tark mees, kes ütles, et lahendused on probleemide suurimad allikad, mis tähendab seda, et see ühiselu probleem, nagu Madison väga hästi enne ütles, see on põhimõtteliselt lahendamatu probleem, see ei olegi võimalik, sellel ei ole võimalik lahendust leida, me kratsime alati sealt, kus kõige rohkem sügeleb, eks, ja siis hakkab jälle kõrvalt sügelema, nii et ma ei usugi, et siin mingid lahendused on võimalik. Mis unistus on? Räägime sellest seal pärast vahetunnis. Sa helistad unistada vaikselt? Jah, võib-olla jah, see on see. Jah, võt see on hea, et unistamine on selline sügavalt isiklik tegevus. Madis, kuidas sina? Oled julgel? Analüütikuna ma unistus maailma asjadest paremini aru saada, aga ma annan endale aru, et ma olen sellel teel alguses. Aga kommentaariks veel sellele küsimusele, et selle vist Einstein, kes niimoodi ütles, et probleemi lahendus ei peitu tihti peale seal, kus sellel samal tasemel, kus see probleem on tekkinud.
aga see alati võib-olla ei pea paika, põhimõtteliselt ma olen sellega nõus, aga Larry Summers, kes on üks kunagine Harvardi ülikooli rektor ja Obama peamajandusnõunik oli esimestel aastatel, on öelnud või armastab öelda seda, et finantskriiside paradoks on see, et nad on põhjustatud ülemäärasest kindlustundest, ülemäärasest laenamisest ja ülemäärasest kulutamisest, aga paradoksaalselt on ka nende lahendus suuremas kindlustundes või kindlustunde tõstmises, rohkemas laenamises ja rohkemas kulutamises. Nii, Arto. Jah, kommentaar veel selleks, mis Tõnis Rüütel ütles, et ega ei ole ka mina süüdistanud teid kordagi, et ei tahaks üürimaju ehitama hakata, et ma näen, et see on pigem ikkagi osa ühe erakonna valimiskampaaniast, aga las ta jääb, et seda üürituruga hea meelega tegeleks edasi, et ma näen seal positiivset poolt nii riigile kui siis sellele sektorile tervikuna. Ja mis puudutab seda küsimust, siis et igati nõus küsija esimene lause kõlas ju nagu liberaalne doktriin, et las igaüks teeb seda, mida ta ise tahab teha ja liberaalina ma loomulikult nõustun sellega. Riigi seisukohast ma ise loodan, et me ei hakka nagu igavusest või veel hullem, et valimiste tõttu tegema rumalusi, et minu arust see tee, mida Eesti on valinud 20 aastat tagasi, on olnud õige ja alati saab teha natuke paremaks, aga et me ei hakkaks laamendama siin tüüri juures vasakule ja paremale. Ja unistustest suuremad unistused pigem isikliku laadi vihjana võin öelda, et on seotud kinnisvaraga. Nii, nüüd kõigil palun astuda lähemale, eks ole, pärast seda paneeli. Ma arvan, et see oli hea küsimus ja lõpetades seda paneeli ja enne kui asun tänama meie paneliste, ütleks niimoodi, et ega tegelikult mis see unistus saab olla? Unistus saab olla midagi, mis on ilus, mis pakub rahuldust, mis annab lootust. Ja praegu võib-olla parim viis unistustele lähenemiseks olla optimistlikult pessimist selles mõttes, et olla teatud mõttes hinnata nii-öelda objektiivseid olukordi, kuid olla samas julge ja optimistlik piisavas ulatuses. Nii et seda ma teile kõigile tahaks soovida, juhtiv SKP formeeriv majandusharu, nagu te siin olete koos, eks ole, siis tehke oma tööd nii, nagu need unistused ikkagi on ja võtke samas riske mõistlikult. Ja kõik koos saame sellest asjast igal juhul midagi paremat. Eesti elu läheb edasi. Aitäh teile! Aitäh!